Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on eetris. Stuudios on täna Tarmo Tähepõld ja Sulev Ladva Geenius autoportaalist. Räägime, mida oli näha Youngtimer Campil. Räägime, miks peaks rohkem kiibreid kandma. Räägime sellest, et Ott Tänak on läinud kardirahvale appi ja siis põgusalt veel Ford Broncost, Mercedes-Benzi peaaegu et vist kõige kiiremast autost ja ühest autost, mis on tõenäoliselt tuleb nii kiire, et me ei kujuta seda ettegi. Ja siis natukene Dacia Dusterist, millega saab sõita nüüd gaasimootoriga. Sellega sõitsin mina ja Sulev käis sõitmas Renault Zoe elektriautoga. Et küsime, kuidas tema, kui muidu sellise sportautomehe kogemus oli. Aga kuidas meie autonädal on läinud? Sulevil tema sõnul oli rahulik. Mina tahtsin inimesi üles kutsuda auto sööbima. See ei ole mingi selline kampaania kuskil käimas, vaid ma lihtsalt ise taaskord avastasin esiteks matkamise võlud, Eesti matkarajad, võtke loodusega koos.ee, kus iganes te asute, seal lähedal on kindlasti mõni matkarada, aga inimesed tihti võib-olla pelgavad seda matkamise värki, sest see on tüütu vastik ja siis sul peab olema telk ja siis kõik sajab vihma ja hästi halb on olla kogu aeg. Ja ma siis läksin ja katsetasin sellist tsiviliseeritud matkamist ja soovitan seda kõigile. See tähendab seda, et sul on loodetavasti universaalkerega auto, enamik linnamaastureid. Kas sinu luukpärast käivad tagaistmed? Käivad alla küll, aga siis see istmete seljatoe kalle on veits ebamugav. Jaa, ma pean ütlema, ma ööbisin Dacia Dusteris ja selles mõttes sai natuke vale auto, et ka sellel ei lähe päris tasaseks põrandaks, aga kuna mul oli hea pehme madrats, siis oli siiski väga hea seal magada ja tavaliselt on telgiga on see sama jama, et küll on sul seal mingi oks on seal telgi all või siis on mingi kallak. Või mingid juured. Just, aga see on lihtsalt nii mõnus, et sa pargid oma auto ära, otsid siis, on matkarajad, mis teevad ringi ja on matkarajad, mis jõuavad ühest punktist teise, siis tuleb sealt muidugi kuidagi tagasi saada oma auto juurde. Aga sa võtad kaasa minimaalse, paned kotti seal vett, võib-olla natuke kuivi riideid, toit, oleneb kui pikal matkal lähed, teed ära ja siis jõuad tagasi, siis sul on, võtad teise komplekti riideid, paned selga, kui oled märjaks saanud, sul on autos sisuliselt ju peaaegu, et täismõõdus voodi. Sinul muidugi raskem, sinu pikkuse juures on leida, sa pead ikkagi väga suure autoga minema, kui ma üksi olen, siis ka selles Dacia Dusteris täiesti diagonaali pannes ma sain niimoodi, et ma sain ennast välja sirutada, ma ei pidanud kuidagi nagu ennast krõnksus hoidma seal. See on päris hea saavutus, ega Duster ei ole nagu väga suur auto. Ei ole. Lihtsalt, et see ongi selline üleskutse, tehke seda, sest et sisuliselt, kui te olete ostnud omal juba selle suure linnamaasturi, siis kasutage selle kõiki võimalusi ja teil on lihtsalt ratastel hotell, kuhu ei saja mitte midagi sisse. Kui te lähete sügisel ja on külm, siis te saate vahepeal natuke sooja panna selle auto või vastupidi teha aknaid lahti, kui on palav. Et paljude jaoks ei ole see kindlasti mingi ilmutus siin praegult, aga paljud võib olla selle peale tulnud ja see on õudselt kihvt, sa saad panna kõik iseenda voodiriided ja sa ei pea jamama mingi magamiskotiga. Ja see mulle meeldis. Nii, millal sa viimati auto sööbisid? Issand. Sest sul ennem ju oli universaalkerega auto. Jaa, aga ma pole seal kordagi ööbinud kahjuks. Näed, ikkagi on inimesi, ma mõtlesin, et see on nii loogiline, mida teha, et tehke seda rohkem. Nii, aga teeme selle tõsise osa kõigepealt ära. Mind pani seda siia saatesse lisama üks Facebooki postitus, tuttav oma, kes kirjutas elektritõuksiga sõitmisest. Ma isegi ei tea, kas tal oli enda oma või rendikas ja sellel oli mitte mingit vahet. Ja juhtus selline asi, et ta sõits ilusti kõnniteel, nii nagu peab, ja ta hakkas eeskõndivast tütarlapsest mööda sõitma, vaiksel hool, ja tüdruk hakkas nagu ka vasakule kalduma ja hetk enne möödumist see tütarlaps järsult pöördus, ma isegi ei tea, kas tal olid kõrvaklapid peas või ta lihtsalt, ei osanud oodata, et tagant keegi tuleb. Ja ühesõnaga pani tõuksil tee kinni ja tõuksiga sõits minu tuttav tüdrukule otsa, tüdruk kukkus ja tema lendas tõukeratta pealt selg ees sõiduteele ilmselt, ta ütleb, sest et ta peale seda pauku ei mäleta natuke aega.
okei. Ja kõige nagu, kuidas antud juhul parem, aga teistpidi müstilisem see, et temal oli kiiver peas. Ilmselt oli siis ikkagi see tema enda tõuk, see elektritõuks, mitte rendikas. Nii et ta kukkus kiivriga sõiduteele, õnneks ühtegi autot ei tulnud ja kukkus niimoodi, et pani pildi tasku. See on päris karm. Kiiver on, pilt on ka sellest pandud, kiiver on puruks, läks muidugi EMO-sse, tehti seal tomograafia, kõik katsed asjad ja selgus, et ühtegi püsivat vigastust ei ole, ilmselt väike põrutus. Ja tal ei ole selline mingi tuunitud tõuks, millel on kõik piirangud maha võetud ja ta üritas sellest tütarlapsest mingi 5 kümpsiga mööda minna, et see oli tavaline selline, nagu me iga päev seda olukorda näeme. Ja ma usun, et see kiiver ei ole ka mingi Prismast ostetud 10 eurone. Just, see tähendab seda, et kui ta, ilmselgelt ta maandus täiesti pea peale ja kui tal ei oleks kiivrit olnud, siis ilmselt ta ei oleks seda postitust ka hiljem kirjutanud. Ja nüüd ongi nagu, et ta, seal postituse mõte ei olnud üldse see, et seda tütarlast kuidagi süüdistada, et kuulge, et vaadake nüüd ikka üle õla ka enne, kui te mingeid, vaid seda, et mina isiklikult ei näe muidugi, et kogu see renditõuksi puhul, et inimesed hakkaksid omal näpu otsas kiivreid kandma. Võib-olla paari aasta pärast leiutakse need mingid selline kaela või pearihm, et paned ümber ja siis kui kukud, siis ta täitub nagu õhkpadi. Eks mingid sellised leiutused, kuniks neid ei ole, siis neid ei ole. Aga kui teil on enda elektritõuks, sest ju hiljuti Tartus üks meesterahvas lausa kukkus vastu autoratast lihtsalt, samamoodi, et ta ei jäänud kuskile alla või niimoodi, vaid ta lihtsalt kukkus peaga vastu autoratast. Et lihtsalt, et kui kogu aeg tundub, ega ma ise ka sõidan nende elektritõuksidega, rendikatega ja mul ei ole kiivrit peas. No, ja ma olen ise sama enesekindel, et ma ju, mis siin ikka juhtud saab, aga näed saab, et eks ma nüüd, üks üleskutse on siis see, et vaadake ja kui vähegi võimalik võtta kiiver kaasa ja teine on siis see, et ärge mööduge inimestes eeldusel, et nad käituvad loogiliselt, eriti lastest. See on kõige õudsam see, et kui sa näed, mina ei ole elektritõukside ja nende renditõukside vastu. Mulle need meeldivad, need annavad linna liikumises uue mõõtme ja see, et must aeg-ajalt võib-olla liiga kiiresti mööda minnakse, ei ole tore, aga need tõuksi sõitjad ise peaksid sellele mõtlema. Et kui sa, et inimene ei käitu loogiliselt, eriti, sest me kõik käime ju kõrvaklapid peas. Jah, tänapäeval küll ja nagu ka muidu liikluses, see on see mööda mineja probleem ja mure, et teha kindlaks, et kõik on nagu turvaline. Just, et sa ei pea 20-ga mööda sõitma, sa ei pea ka 10-ga, et lase siis täitsa 5 peale, nagu tegelikult seadus ju tänapäeval juba ütleb. Jalakäija kiirusega, juhul kui seal kõnniteel on jalakäijaid. Ja siis on see sisuliselt tavaline komistamine juba. Ja siis sa tõenäoliselt ei kuku ennast surnuks. Lihtsalt, et see on selline meeldetuletus, et sa alati tead, et kuskil mingid asjad juhtuvad ja siis sa loed oma Facebooki postitusi, kus juhtub sinu enda tuttavaga ja juhtub õnnelik õnnetus, aga ikkagi selline pauk, et täitsa vaatad seda katkist kiivrit ja mõtled, et nagu oleks tõesti rekkaga pihta sõidetud või. Vot nii, natuke tõsine jutt, aga väga oluline kõigil meeles pidada. Ja selle saatusa lõppu veel räägime, et Ott Tänak, kes on ju teadupärast rallisportlane, WRC, on tulnud appi sellisele sarjale nagu Talendid rajale. Kas sina tead, mis sari see on? Ma olen sellest ka varem juba aastaid tagasi kuulnud, aga ju siis nüüd siis riputatakse lihtsalt see suurema kella otsa, aga et see on noorte, kui et mitte öelda laste selline kardisõiduseeria, kus neile antakse see võimalus ja see toetus panna oma enda oskus ja talent siis proovile ja kui saab asja, et siis saab sealt edasi vist mingite järgmiste toetusse äkki isegi edasi minna. See on sisuliselt et leida nagu neid noori, kellel on soovi ja siis ka annet mootorispordi peale. Kardiga alustamine on kõige lihtsam ja soodsam ja siis Ott Tänak on läinud sinna natuke nagu selliseks käilakujuks või et siis noored ikkagi tahavad ju olla oma iidoli moodi ja võib-olla muutub see sari veelgi populaarsemaks ja lisaks üritatakse seal Martin Harak, kes seda noortesarja peakorraldaja on, et üritatakse natuke teha seda selliseks showlikkumaks või et mitte lihtsalt, et kuskil noored nagu nühivad kardiga ringratas, vaid seal tuuakse kohale ka ralliautosid, vormeleid, driftisõidukeid, et teha natuke sellest suurem sündmus. Et saad nagu asju näha ka? Just, nii et kui nüüd näete kuskil Talendid rajale või tekkis huvi, teie enda laps tahaks õudselt natukene kiiresti sõita, siis guugeldage, otsige üles Talendid rajale ja äkki kasvab sealt meile uusi mootorisportlasi. Teeme siia väikse pausi ja siis oleme tagasi.
autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, autotund tagasi. Mina käisin elus esimest korda. See toimus 4. korda, aga kuna alati on täpselt sellel ajal Viljandi folk, mina ei ole puutunud juba viimased 21 aastat ja ei ole kuidagi seal Viljandi folgi laupäeva hommikul suutnud ennast kokku võtta, et käia korraks Laitses Youngtimerite kogunemisel. Sina oled seal käinud? Mitu korda? Ma olen kõik eelmised 3 korda käinud. Ja seekord? ja seekord jäi just vahele, kuna ma olin täielikus puhkuserežiimis ja lihtsalt läks täiesti mööda. Mina siis seekord sain, et kuigi Viljandis toimus väike kontsertpäev, siis olin ma laupäeval täitsa juba pealinna kandis ja sain osaleda oma esimesel Youngtimer campil ja see oli väga kihvt. Kohal oli kindlasti üle 200 auto, Neid hetkel nagu üritatakse kokku lugeda, et seal et registreerimise alusel sa päris ei saa, sest paljud ei tule kohale, samas tulevad mõned kohale ootamatult, kes ei olnud registreeritud, aga kindlasti üle 200 ja tõesti nii kirju seltskond, kui üks Youngtimer camp olla saab, et seal näiteks BMW E34, siis 5. seeria, oli ikka seal vist äkki terve rida, ma arvan, et see on mingi klubi, kes oli välja tulnud äkki üle 10 autoga. Kõiki teisi BMW-sid, E30 M3-sid, ja Vene sõidukeid, tõeline selline autosõbra mõnus laupäeva, sai burgerit osta ja ainuke asi, mis mind pani imestama, et seal oli ka seekord see üritus Time Attack, seda on vist varem ka olnud. Ja on küll, kindlasti. Et see on sinna Laitse rajale on maha märgitud rada, mida siis, ühesõnaga start, teed ühe ringi ja finiš. Et seal ei ole niimoodi, et sa teed nii kaua ringe, kui viitsid ja siis mõõdetakse aega, vaid ja siis saad uuesti minna, võtad uuesti sinna elavasse järjekorda. Et kõik need noorklassikud said osaleda Time Attackil ja mina arvasin, et osaletakse ka ja reaalselt seal sõitis ainult umbes 10 autot, mis selles mõttes on natukene kummaline, et ma saan aru, et kui sul on taastatud mingi noor klassik, et minu arust sa ei pea minema siin aega sõita. Aga vähemalt sõida. Mine sõida seda rada mingi 2 minutit, lihtsalt näita, kuidas su auto sõidab, mis häält ta teeb, rahvas tahab näha, sest me just enne ära minekut seal vaatasime juba autod hakkasid lahkuma, et kõige kihvtim on ikkagi vaadata, kus autost mööda sõidab. Ja. Kuidas ta liigub, et kõikidel osalejatel ma järgmine aasta soovitan, et pange ennast sinna Time Attackile kirja ja sõitke omas tempost, ei pea minema oma alles taastamisest tulnud musta numbriga autot sinna lõhkuma nagu. Just. Aga näidake publikule, sest mina olin seal täiesti publikuna, ma ei olnud seal tööl, ma ei olnud seal ühegi oma autoga, mul ei olegi ühtegi Youngtimerit. Kas Camry ka ei lähe sinna alla? Camry ei lähe, Camryl on veel 2 aastat aega. Okay. 2022 Youngtimer campile ma saaksin minna Camryga ja et publikule on see väga oluline, kui te kõik seda Time Attacki sõidaksid. Jaa, kindlasti. Ma mäletan, et kas esimesel või teisel aastal oli ka just selle Laitse enda rajal ja oli ka, et nagu pigem oli ikka väga vähe autosid seal võrreldes kogu seda üritust. Või siis kardetakse, et ikkagi see on see, et kui sa võidusõidu rajale sisened, et siis nagu mingi klõps käib peas ära ja mõtled küll, et ei, ma kruisin läbi. Ja iga käik läheb äkki piirajasse. Just, ja siis sa oled seal üks hetk on õliloik maas ja aga ei, väga kihvt üritus ja kõige parem oli see, et kui ma hakkasin sinna minema, siis ilmateade näitas ikkagi väga sellist nukrat seisu. Et tundus, et ma lähen lihtsalt käin selle pärast, et ma olin lubanud tulla, aga tegelikult peaaegu terve aja paistis päike ja oli väga mõnus. Räägi Mercedes AMG GT Black Series. Just. Mis asi see on? See on kõige viimane AMG Black Series auto ja see Black Series näitab alati selle kõige kangemat, mida nad üldse teevad, et ma arvan, kõige tuntuvad on eelmine SLS, mis oli nende Galwing ustega, mis iganes see eesti keeles kajakatiib ustega, selle Black Series, aga eelmise C-klassiga oli veel see 6,2 liitrine vabalt hingav V8, selle Black Series oli ka hästi selliseks laiaks ja ekstreemseks aetud. Et ja see AMG GT on see praegune AMG sportauto, mis on nii-öelda Porsche 911 rivaal ja sellest on tegelikult väga palju versioone, on tavaline GT, siis tuli GTS, siis tuli GTC, siis tuli GTR ja siis tuli veel GTR Pro. See on üks auto, mille puhul peab tõeline fanaatik olema, et aru saada, mis on mis ja kui palju ta maksab. Ma võiks isegi lahti see, et mida kõik tähendavad, aga ma ei hakka seda tegema. Aga ja kui sa mõtled, et GTR Pro oli juba selline, et nüüd on see on see kõige kõigem, siis alati oli teada, et vist tuleb Black Series ka ja nüüd see on tulnud.
ja palun minge vaadake selle auto pilte, need, kes te kuulate siin, et pole vaadanud, sest selle auto välimus on, no sa mõtleks, vaata pealt, okei, see on mingi võidusõiduauto, sest et selle esiots on võetud vist, esistang on täitsa otse GT3 klassi võidusõiduautost, mis on AMG GT-ga olemas, tagatiib on lihtsalt hiiglaslik. No tagatiib on selline, et kui me ei teaks, et tegemist on Black Series erimudeliga, millel on, kohe vaatan, 730 hobujõudu, siis võiks selline natuke nagu keelpõses, et sellise Jaapani mingi tuuning tõmmatud. Mingi ülituunitud, nagu see tiib nüüd päriselt küll ei lähe kasutusse. ja just, et kellelgi ei ole vaja siin mingi 3 riiuliga seda tiiba. Aga ei, sellel vist on see tiib täiesti asjakohane. Jaa, kindlasti. Et see on jah kõige kallim, kõige ekstreemsem, et nüüd ma just, et sellel ajal, kui mina seda juttu kirjutasin, ei olnud hind veel päris teada. Ma nüüd eile lugesin, et Saksamaal on teada, et see baashind algab kuskil 335 000 eurost. Ja see on peaaegu, et topelt kui näiteks tavaline GTS juba, et kas on ka topelt autot? mis Porschel oleks siis? Kas Porsche GT3 RS või GT2 RS? See ongi selline, et see GT3 RS on selline kõige puhtam ringraauto, GT2 RS on lihtsalt veel rohkem võimsust, aga on samas turbo, et ei ole nii selline puhas või analoog, et aga ta on sinna GT2 RS, GT3 RS kanti, aga kuna ta on nii palju võimsust, siis ma ütleks isegi äkki GT2. Okei. Näeb ädram välja, ma mäletan need paari aastat või mõne aja tagused Black Series, kas äkki Jeremy Clarks üks Black Series SL või? SL või oli see SL, CLK oli see C-klassi kupee, mis oli sellel ajal. Lihtsalt, et toona ma mäletan, eks nad mängivad saates alati üle ka, aga tundus olevat peaaegu ikka käsitlematu auto. Selles mõttes käsitlematu, et sa pead ikka väga-väga hästi oskama, et ta sul pead otsast ära jammustaks või siis kuskil puu otsas ei lõpeta. Eks AMG autod ole nii või naa, sellised natukene tuntud, aga et need Black Series on nagu veel nii ekstreemsed. Aga ma mõtlen, et kas uus GT Black Series oleks nüüd, kas ta eeldab ka, et juht on täielik proff või ikkagi siin on nüüd tulnud see elektroonika appi, et sa kohe ennast ära ei tapaks? Sarnaselt GTR-iga, mis on siiamaani ekstreemseim, on sellel ja ma ei tee nalja 9-astmeline veojõu kontroll. Ehk et sa saad panna nagu, kui sul see 2 on veits liiga vaas hoitud ja 5 on natukene juba laseb liiga palju libiseda, siis äkki 4 või 3 on see paras. Et ma arvan, et kui natukenegi mõistust on, saab sellega tegelikult turvaliselt liigelda küll. Ja nüüd jääb ainult üks küsimus, et kui see lõpuks välja tuleb, et mida teeb siis Brabus? Just. Brabus võtab tavaliselt need Mercedes AMG mudelid ja keerab sinna veel 200 hobujõudu otsa. Just. Ja rohkelt süsinikjõudu ja bling-blingi. Aga just. Ma ei tea, kas nad seda kas Black Series on võimalik nagu, muidugi on võimalik sinna jumalest mingi 1500 hobujõudu ka 40 turbo. Ja kui Paganile tehakse podikit, siis küll keegi leiab võimalusega seda kõik kuidagi täiendada jutumärkides. Just, ja veel selle saatuse lõppu üks eelmise nädala uudis, kui me rääkisime sellest, et Ford Bronco on lõpuks välja tulnud ja juba võetakse tellimusi vastu, mäletagi, millal neid kätte hakkab saama, siis nüüd, ja mitte keegi teine peale minu, või siis umbes veel 1000 autoajakirjanikku ennustas, et sellest saab hitt ja juba on nagu esimesed uudised näitavad, et saabki, sest et nagu igast autost tänapäeval tehakse first edition, näiteks ka Tesla Roadsterit saad sa, see Founders Series, sest ta tahad olla ju esimene. Ford Broncol on 3500 first editioni sõidukit tegi, nagu sai tellida, mis kohe välja müüdi. Põhimõtteliselt ühe õhtuga ja siis pandi veel 3500 first editionit, aga Ford oli nii viisakas, et ütles, et ta saab aru, kui nüüd mõni loob ja nad ilusti maksavad kõik need ettemaksud tagasi. Kuna see ei ole nii limiteeritud enam. Et kui keegi tellis ainult selle pärast, et see on nii limiteeritud, siis et nad Ford vabandas, aga et nad võivad siis ilusti raha tagasi maksta, mingit probleemi ei ole. Ja loomulikult müüdi ka see teine 3500 kohe välja. Teise õhtuga. Just. Ja kusjuures need first edition autod ei ole ju sellised odavad. Et kui Bronco hind hakkas äkki vist $30,000. Umbes nii. Need first edition reeglina on siuke hästi palju varustusega ja tippvarustus ja nii edasi. Et sa tegelikult ei maksa selle eest, et sa esimesena saad, vaid sinna on lihtsalt pandud sulle kogu varustus juba peale. Odavamad first editionid algavad, põhimõtteliselt poole kallimad, $60,000. Aga sellised robustsed neljaveolised tulevad tagasi, uus Defender, Wrangler pick-up ja Wrangler on väga populaarne, nii et inimestele meeldib see. Ja mulle meeldib ka. Teeme väikse pausi ja siis räägime edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad.
autotund on tagasi, millegipärast alati, kui Sulev on stuudios, siis ma tahaks rääkida superautodest ja väga kiiretest autodest, sest et tema on minu tutvusringkonnas ainuke inimene, kes esiteks on käinud päriselt Le Mansi vaatamas ja mitte sellepärast, et et kuidagi sattus sinna, vaid päriselt ka fännab selliseid asju. Me oleme siin saates kunagi rääkinud sellisest autost nagu T.50 või ma ei tea, kas ta õige päris nimi on Gordon Murray T.50 või kas see auto... See on Gordon Murray Automotive on äkki praeguseks, see GMA vist jah, on GMA, hetkel. just, et vaevalt on nüüd päris enda nime paneb niimoodi autole. Gordon Murray on see mees, kes ehitas McLaren F1 superauto, mis on ka tänapäeval jätkuvalt maailma üks ihaldatumaid, kallimaid ja ka paremaid ja kiiretamaid kindlasti. Just, superautosid. Ja Gordon Murray ehitab nüüd, mitte nüüd McLaren F1 järglast, aga samaväärset autot lihtsalt aastal 2020. Just. Järjest seda infot tilgub ja nüüd Gordon Murray avalikustas ka selle mootori andmed. Et ma ütlen põgusalt seda auto kohta, et seda ehitatakse nagu Murray ise ütleb, et see on maailma viimane analoog mootoriga V12 superauto. Just. Ei mingit turbot, ei mingit hübriidi. Ei mingit automaatkasti. Jaa, saad aru manuaalkastiga V12 mootoriga auto, mis hakkab kaaluma alla tonni. Selliseid asju pole toodetud juba praeguseks aastaid tegelikult. Just, ja Gordon Murray'l on tõsi taga ja mootori andmed avalikustati. Mida see mootor teeb? Ta on kõige kergem V12 mootor, seda me juba teame, et ja mis on hämmastav, kui sa mõtled V12, et see on ikka selline suur mootor, see kaalub 80,5 kilogrammi, mis tundub tõesti jahmatapanevalt kerge. Ja muidugi kõige selline ihaldusväärse number on muidugi selle piiraja, ehk et pöörded lähevad 12,1 tuhandeni välja. Just siin tänapäevased, ma siin lugesin selle Ferrari V8 praegult, mis on seal F8 ja lähevad äkki kas 7500 või lähevad isegi üle 8000 turbokad. Jah, ja need on kõik juba turbatatud praeguseks. Just. Ja see V12 mootor läheb 12 000 pöördeni. Me räägime siin pealt tsiklitest ja vormelite tasemest. Ja, sest et praegused vormelid, mis on küll tõsi, need ei ole üldse V12, nii ja need on turbaga V6, need lähevad umbes 15 000 peale, aga ka 90-ndatel, kui olid V12, need läksid ka sinna 13-14 kanti, nii palju kui mina suutsin kiiresti lugeda, et see on tõesti midagi täiesti erakordset tänapäeva maailmas. Ja kui me räägime nüüd võimsusnumbritest, 654 hobujõudu, mis kui me räägime tänapäeva hüper- ja superautodest, mis seal salata vähe, palju seal Mercedes Black Seriesil oli 730 ja me räägime siin Gordon Murray superautost, millel on kõigest 654 hobujõudu. Aga me räägime siin vist võlusõna on see sama auto kaal. Jaa, alla tonni on see, mida nad sihivad. Ja me räägime, Ferrarid on kuskil 1400 juures, 1,4 tonni. Just. Et sellest tuleb midagi väga-väga võimsat. Viimases Evo ajakirjas, millel õnnestus siin puhkusereisid tulles lennujaamast kaasa haarata, on ka intervjuu Gordon Murray'ga, kes loomulikult ajakirjanik näitas sellist üles, mitte ta isiklikult, vaid küsis, et palju on selliseid väiketegijaid, kes pressiteatega lansseerivad mingi tohutu hüperauto ja siis paar aastat hiljem ei kuule neist enam keegi midagi. Ja siis küsis Gordon Murray't, et kuidas teie ega teil nüüd nii ei juhtu, et me siin kõik loeme, et kui äge auto tuleb ja siis tegelikult ei tule midagi. Siis Gordon Murray kogu sellest artiklist õhkab nagu tõelist enesekindlust. Ja siis ta ütles, et ei, ta on ju töötanud ka vormelimeeskonna tiimis ja seal ei ole sellist varianti, et seal on tähtajad paigas. Seal ei ole sellist asja, et hooaeg algab, sa ütled, mul ei ole nüüd päris... kuulge, ei jõudnud, et vaadake, võtke midagi vana garaažis. Ja teine, et ütles, mis selle auto arenduse puhul on oluline, et neil on hästi väike tiim ja seal ei ole vahel mingid, kuidas ta ütleski, komisjone ja managementi, et põhimõtteliselt mõnest inimesest koosnev tiim on kogu aeg koos ja kõik otsused sünnivad kiiresti. Eriti hea näite tõi ta, kui ta töötas McLaren SLR-i kallal, mis tehti koostöös Mercedesega ja kui ta käis Mercedes Stuttgardi tehases
siis ta nägi, kuidas toonase E-klassi Mercedese tagavedrustuse ja esivedrustuse meeskonnad töötasid erinevates majades. Mis tähendab seda, et nad kokku saaks, et arutada, kuidas see auto nagu koos käituda võiks, pidid mõlemad osapooled autosse istuma ja kuskile sõitma, et nagu ja kõik teised suhksed väikeseire superautod, ta väga hindab, mida teeb näiteks Koenigsegg ja Pagani, ta ütles, et need on väga ägedad autod, aga ja seal nende firmade mõtteviis on täpselt sama, et seal on mingid tüübid puldis, kes lihtsalt tahavad ehitada ägedat autot ja seal ei kulutata aega koosolekutele. Need on tegelikult ikkagi väga väikesed ettevõtted just. Ja autotootjad. Aga lihtsalt, et seal on, need autod on ikkagi rasked ja nagu hästi luksuslikud, et natukene teises suunas. Ja tema, ma ütlen, Gordon Murray on tohutu enesekindel, ta ütles, et ta on sõitnud kõigi nendega, ta on sõitnud Ferrari Enzodega ja need on ägedad autod, aga mitte ükski teine auto ei ole tal andnud selliseid kananahka ihule, kui tema enda tehtud McLaren F1. Ja eks me usume teda. Nii et loodame, et see auto tuleb varsti ja siis me saame lugeda. Ma kardan, mul on väike kahtlus, et me sõita sellega ei saa, aga mine tea. Aga et me saame lugeda siis välismeediast, kuivõrd laheda asjaga on hakkama saada. Ja kindlasti vaadata ka videoid. Ja vaadata videoid. Nii, meil on selles saate osas veel natukene jäänud aega. Ma hakkan siis rääkima Duster LPG-st. Õigemini Dacia Duster, taas kord ma pean tunnistama, et ma olen sõitnud Dacia Dusteriga päris palju. Minu autoajakirjaniku karjääri esimene välisreis oli Dacia Dusteri, uue Dacia Dusteri esitlus Riias, kus tehti ka maastikusõitu ja väga veenvalt. Et see rada, muidugi viiakse selliste radade peale, mida see Dacia Dusteriga on korduvalt proovitud, et ei juhtuks mingit piinlikke seiku, aga see oli vihmasadas, see oli väga mudane, väga järsud tõusud ja selles mõttes, mis vahet seal on, et see oli eelnevalt nende poolt läbi sõidetud rada, mind see veenis ikkagi ära. Ja muljet avaldab ikka. Et samas on mul siin lähisugulane ostis siis omale Dusteri selle 4x4 ehk siis päris selle maastiku versiooni ja nüüd, kui ma võtsin selle Dusteri, millel on LPG gaasiseade tehasest peal juba ja ma sõitsin sellega Lõuna-Eestisse ja see alguses rääkisin sellest automatkamisest ja päriselt oli veenev ja tegelikult kõige rohkem mind veenis ära see maanteesõit, et ma ei tundnud kordagi selles autos, et ma olen nagu, kuidas me räägime, põhimõtteliselt ikkagi Eesti kõige odavamas maastoris, ütleme. Ja üldse, jah, et Dacia on kõige soodsamate autodega ja Duster on kõige soodsam maastur. Ja kui me jätame selle meediasüsteemi kõrvale, mis jätkuvalt näeb minu jaoks välja, nagu ta oleks tagurpidi sisse pandud ja keegi ei julge tunnistada, lihtsalt see kuju, see kuju on nii ebaloogiline, et see käimapanemise volüüminupud on üleval servas ja ta, ühesõnaga, vaadake pilte, et saate aru, mis ma mõtlen. Siis ei olnud mingit sõidumüra, ei olnud mingit vibratsioone, naginaid või et ma tunneks, et rool on super vedel käes ja tegelikult see auto põhimõtteliselt tahab mind kohe ära tappa ja turvalisust ei ole ja ei, see oli täiesti normaalne sõiduauto. Okay. Ta oli esiveoline, ta ei olnud see nagu maastiku versioon. Samas kui ma laagriplatsi otsisin metsas öösel, sest ma jõudsin sinna Lõuna-Eestisse kesköösel ja hakkasin otsima oma lööbimiskohta, siis ma sõitsin väga-väga kitsaid ja väga auklikke teid ja kordagi ei käinud põhi niimoodi vastu maad. Need olid sellised teed, kus mitte ühegi sõiduautoga ma läbi poleks pääsenud. Okay. Väga kihvt oli. Duster alati üllatab ja üllatab kõiki. Kas seda LPG seadmega 4-veolist ei saa üldse või antud mudel ei olnud? Antud mudel ei olnud, aga ma ei tea. Okay. Sest et tavaliselt 4x4 on ju tavaliselt on diisliga olnud. Just. Aga LPG seade töötab koos bensiinimootoriga. Teoorias, kui sa saad bensiinimootoriga ka lihtsalt 4-veolise tagant järgi selle gaasiseadmega alati paigaldada kuidagi. Et kui ma küsisin siin ühes saates Dacia esindaja käest, et kui mul on juba Duster, kas ma saan gaasiseadme panna, siis ta vist ütles, et nagu nemad ei pane või vähemalt tema vastus oli selline, et aga me ostame hea meelega sinu selle vana tagasi ja paneme siis. Aga sõitsin ära, ma mõõtsin, tagasi jõudes ma ei mõõtnud enam, kui palju mul kulus, aga sinna sõites
kõiki nende laagriplatside otsimisega, ehk siis maantee pluss siis metsas müttamine päris pikalt. 363 kilomeetrit sõitsin ja maksin sellest 18 eurot gaasi. Pole väga hull. Pole väga hull, see tuli vist, ma arvutasin õigesti, 4,9 eurot 100 kilomeetri kohta. Tavaliselt need reklaamid nende gaasiautode kohta ütlevad, et 3 eurot 100 kohta, aga see on siis puhas maanteesõit. Jah. Vot, aga teeme siia pausi ja siis räägime edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi, rääkisin siin Dacia Dusteriga sõitmisest ja põhimõtteliselt natuke alla 5 euro maksin 100 kilomeetri eest ja nautisin oma puhkuse jätku metsas. Ja ma ütlen, esimest korda tankisin muuseas gaasi, natuke võtsi aega, et kuidas käib, ma endale omaselt, ega ma ei tutvunud ennem kasutusjuhendiga või et küsinud siis esindusest, et kuidas ma seda tankima peaksin. Sõitsin Alexela tanklasse Võrus, sinna LPG selle tankuri juurde hakkasin uurima. Natuke oli seal, ma ei tea, nii peabki olema igatahes, sa ühendad selle ära, kuuled, käib siuke sest see gaas tuleb hästi külmana, katsud logistada, on kinni ja siis teed seal, sooritad oma maksetoimingud ja seda tankimise nupp, siuke roheline nupp seal automaadi peal, vähemalt seal ma pidin seda all hoidma. Et see ei ole nii, et ma vajutan alla ja siis jään ootama, kuniks saab täis ja teeb klõps, lülitab välja, ei, kogu tankimise pidin seda nupp all hoidma, niimoodi, tankuri küljes. Huvitav. Aga muidu oli väga lihtne ja ta ise lülitab ennast, ta sõidab LPG peal ja kui see otsa saab, siis ta lülitab ise ennast bensiini peale. Vot, minge uurima ja kui te olete, vajate sellist hea läbivusega ja soodsat autot, siis päriselt mind alati üllatab. Nii, aga kas sind üllatas tal on potentsiaal ju saada väga populaarseks elektriautoks? Renault Zoe. Renault Zoe tõesti üllatas. Võib-olla sellepärast, et ma ei osanud mitte midagi arvata, sest minu senine päris elektriauto kogemus on piirdunud Porsche Taycan turbaga. Põhimõtteliselt sama. Mis on ilmselgelt kõige selline sportlikum ja kui mitte öelda tõenäoliselt potentsiaalselt kõige ägedam elektriauto, mida sa praegu osta saad, siis ma ei osanud midagi oodata, ma lihtsalt teadsin, et Zoe näeb peaaegu nagu äge välja ja ma teadsin ka seda, et äkki see oli 4 aastat tagasi, tegi Renault Sport, kes teeb neid luukpärasid, tegi ka sükse mingi 400 hobujõulise prototüübi eelmisest Zoe'ist, mis oli 4-veoline, mingi 400 hobujõud ja mingi täitsa selline pöörane asi. Ja aga tuleb välja, et selline tema sõiduohutus paberite järgi on 395 kilomeetrit täis akuga ja see tundub ka täiesti reaalne tegelikult nii palju, kui mina sõitsin, sest mul mitu korda näitas vähemalt süke 360 ja siis ei olnud ka aku päris täis. Aga linnasõitudeks ja linnas ringi vuramiseks on üks väga hea auto. Ei ole mitte midagi muud öelda. Suuruse poolest jälle kasutades ära sinu eripärast, ehk kuidas sina ära mahtus? Kas ta on, kuhu klassi ta läheb? Kas ta on Clio? Jah, ta on pigem selline Clio, et see Volkswagen Up näiteks, see E-Up, mis on elektriline, see on kindlasti, mul on tunne, et see on pisut väiksem, et ta on nagu grammi võrra suurem, et ta on siis näiteks Clio või Fiesta või Volkswagen Polo, midagi sinna kanti. Et ma taha ei mahtunud kõige paremini ära, aga oli okei, aga eesistumine oli täitsa mugav. Probleem oli küll see, et esiistmed olid üsna kõrgel, neid ei saanud kuidagi madalamaks lasta, sest et akud on sul kõik auto põhjas, mis võtavad seda ruumi. Et siis on niisugune nagu pingi peal istumise tunne, ma tean, et sulle kindlasti meeldib kõrgel istuda, aga mulle välja on ju vaja näha, kuidas te sõidate niimoodi, et ei näe välja autos. Sest et kui see auto tundub nagu tavaline väike auto, siis kui näiteks valgusfoori taga seisad mingi sellise väiksema linnamaasturi kõrval, siis ma põhimõtteliselt istusin peaaegu sama kõrgel kui tema. Okei. Kui ma vaatan konkurent, näiteks Peugeot 208 näitab, et neil on ametlik see sõiduulatus VLTP järgi 340 kilomeetrit, siis Zoe saab siit praegult umbes 50 kilomeetrise eelise. Saab natukene eelist, jaa. Kuigi see tehnika peaks neil olema peaaegu et identne, sest nad on ju ei ole päris identne. Et selles mõttes, et ma tean, mida sa mõtled, et Peugeot gruppi kuuluvad Citroen ja
Opel. Okei, siis Neil on, nemad jagavad tehnoloogiat ja Renault siis on ma lihtsalt panin praegu prantslased tuimalt ühte patta. Just küllap nad kõik ühest riiulist neid asju võtavad. Aga nii, sina asjast ees, keegi taha põhimõtteliselt mahub ka inimesi. Lapsed kindlasti, ilma probleemideta. Aga pagasiruumi ka jääb siis veel? Pagasiruumi enam-vähem jääb, sest niimine sa pead seda natuke need hobedad kaablid kaasas kandma, sest need tavalised need 22 kilovattised laadijad, nendel on see, et sa pead, et see otsik mahuks, mis Zoe'l on, siis sa pead kaabli panema ise sinna kappi ja siis sinna. Et suisa on okei, aga mingi lume ja lörtsiga ma ei taha seda kaablit sisse välja tassida kogu aeg, aga nii see on. Linnaauto, saan aru, aga sõitsid maanteel? Sõitsin maanteel, Peterburi maanteel 110 kenasti, muidugi tuule ja teemüra oli see, ainuke asi, mida sa kuulsid elektriautona, aga sai täitsa hästi hakkama. Muidugi aku hakkab kindlasti maanteel kindlasti kiiremini tühjenema ja nii edasi, aga oli hea. Tehnoloogiliselt selles mõttes, kas näiteks kui vaadata sama, sa ütlesid Volkswagen Up, et mis algab hinnakirja järgi vist lausa oli 19 900, aga siis sa saad seal, kui sa vaatad seda autot seest, siis kõige suurem ekraan, mis sa sinna Volkswagen appi saad, on su iseenda telefon. Et võrdlemisi askeetlik, mis linnaauto puhul on iseenesest ju okei, et sul ongi seda vaja ainult liikumiseks, aga kuidas Zoe'l oli, et kas ta on päris automoodi? On küll, jah, et seal oli, kõik oli elektrooniline, see näidikute plokk oli digitaalne, siis korralik ekraan oli ja ma küll testisin ainult Android autot korra, aga ma eeldan, kõik need CarPlay'd ja asjad, nagu tänapäeval on kõik olemas. Navigatsiooni asjad kõik toimisid ka üsna nobedalt ja kiiresti, et elektroonika oli täiesti tänapäevane ja kohustuslik elektriautodel on see, et see just mingist kiirusest nad peavad mingit heli tegema, kui sa vaikselt sõidad, et kuskil siuke kuni 27-28 kilomeetri tunnis tegi siis ka mõnus sellist natukene sci-fi sellist undamist, mis oli päris lahe. Kas tead sa, oli see proovisid auto hind ka seal kuskil kirjas? Jaa, ma täpselt ei mäleta 36 000 ja siis natukene midagi peale, et väike auto kohta ilmselgelt kallis auto. Jah, sest et kui ma vaatan hinnakirjad, siis praegult jah, et 34 500 on see, mis on nagu kõige kõrgem versioon, järelikult tal oli siis veel midagi sinna lisad. Üks lisa, mida ma ka markisin arvustuses, on 1000 eurot on see, et sa saad selle kiirlaadimisfunktsiooni, et sa saad nendest 50 kilovatistest kappidest ka laadida. See on põhimõtteliselt ikkagi kohustuslik, sest see on siuke, et laed pool tundi ja sul on mingi 80% akut täis ja tehtud. Kas sellel oli peal? Oli küll, ja ma sain ka korra proovida, Noblessneris on üks selline kiirlaadija ja tegin sellise hilise pärastlõunase varase õhtusöögi ja 3 tundi ja 30 pealt oli täiesti täislaadi nii juhti. Et jah, et Zoe hinnad hakkavad 31 000, kui me rääkisime siin konkurentist Peugeot 208 hakkab täpselt 30 000 pealt kõige tavalisem ja samamoodi 34 500 on see kõige kõrgem versioon. Et otsesed konkurendid ja hinnad täpselt samad. Jah, et kui võtta lihtsalt nagu väikeautot on ta kallis, aga sellist sarnast elektriautodega on ta enam-vähem sama puu peal. Tahtsin suga põgusalt lõppu veel rääkida, et alati või meil on sinuga kuidagi sattunud niimoodi, et meil see laadimine ei kipu alati esimesel korral õnnestuma, kui me räägime seda avalikest laadijatest, kus tuleb tõmmata äpp ja siis sa pead sellega registreerima ja siis sa pead leidma selle laadija. Just. Kas sul juhtus jälle? Jaa, ma lootsin, et ma Porsche Taycaniga tegin selle kadalipu läbi, aga juhtus jälle. Et sul oli äpp, kõik oli alles, kõik nagu... Jaa, tegelikult see äpp, millega ma laadisin Taycaniga, see oli mul alles, ma lihtsalt panin uuesti laadima, see toimis okeilt, aga kui ma läksin teise teenusepakku juurde, mis on see Eesti Energia baasil see Volt. Jah, Enefit Volt. Just, siis sealt läks jälle natukene nihu, et esimene kord ma panin laadima, kõik näitas, et laeb, äppis näitab, et laeb. See oli Pirita Selverus, ma läksin koju, ma elan Pirital ja siis kodus vaatasin ka, et 18 minutit juba laadinud, ma pidin natuke tööd tegema, mõtlesin, et lähen paari tunni pärast tagasi ja mingi hetke pärast äpp näitab, et ei lae ja see laadija, kus ma olin, et see on täiesti vaba. Ja siis mõtlesin, et okei, aga ma hakkan kohe minema, oli 3-4 tundi möödas, läksin tagasi ja kuskil 2 kilomeetrit oli sõidujuhatust juurde tulnud, et isegi selle 16 minutiga oleks pidanud ka rohkem tulema, et mingi error seal oli. Ja siis teine kord oli samuti kahjuks Voldiga, Vabaduse väljaku all olevas parklas on ka, ja see oli kiirlaadija, ma mõtlesin, et ma proovin siis seda, ja
näitas, et on vaba, äppis panin, et ma olen ühendunud ja panen tööle ja siis äkitselt näitas äppis, et nüüd see pistik on hõivatud ja ma ei saa mitte midagi teha. Ja ma helistasin kliendi toel, me saame siin reseti teha ja nii, aga nad ei saanud seda pistikut, ma panin selle uuesti kappi külge tagasi, seal kapp näitas, et kõik on vaba, aga äpp ikkagi näitas, et see pistik, mida ma kasutada, on hõivatud ja ma ei saa midagi laadida. No vot, et see on need laste haigused, mis tuleb siin võtta välja aga see on infrastruktuuri viga. Just, mitte autoviga. Jah, et see olgu siin lõppu ära öeldud ja loodame, et kuna need avalike laadjapunktide ehitamine nüüd on alles käima läinud, et kõik teevad oma äppe, kõik teevad oma riist ja tarkvara, et siis tegelikult ei ole väga hullu ka, kui see alguses natukene tõrgub, loodame, et iga selline juhtum aga mul oli ka Woldiga lõppkokkuvõttes, mul oli häid kogemusi ka, et ta sai laadima, kõik oli okei. Ja see, ma ei mäleta, mis see teine see, mida ma Eleport, sellega töötas, kui Taycaniga ma tegin selle protseduuri läbi, edaspidi oli väga kena. Just, et õpime siis oma vigadest ja selline see saade seekord sai. Kohtume juba järgmine nädal. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.